sellise sessiooni esimeseks teemaks on meil siis üldplaneeringute ülevaatamine. Et see on selline teema, mis on jälle väga hea sissejuhatus uute üldplaneeringute koostamisse ja tegelikult on otsapidi juba selle sisuline koostamine ka, kui tõesti ka ülevaatamine põhjalikult ette võtta. Ja meil on siin slaidi peal kirjas need samad seadusejärgsed pidepunktid, mis on praeguses seaduses päris kenasti kirjas. Ülesanded, mida ülevaatamine peaks täitma, on tõesti üsna selgelt põhjalikult kirja pandud, aga mida meie võib-olla, kes me oleme olnud ka mõne omavalitsuse juures natuke abiks, kui ülevaatamist tehakse, mida me julgeks soovitada, on võib-olla kõigepealt selline täiesti inimkeelne mõttetöö kehtivate üldplaneeringute teemadel. Et meile endale tundub, et kõigepealt on mõistlik alustada üldse täiesti sellisest lihtsast küsimusest, et kas te olete praeguse üldplaneeringuga rahul või ei ole te seda mitte. Ja vastuse variandid muidugi on siin erinevad. Kõige võib-olla, ma ütleks, et haruldasem on see vastuse variant, et ikkagi, et jah, et üldplaneering aitab igapäevatöös igati kaasa. Ka sellise vastuse puhul võib-olla siin on samamoodi mõistlik edasi mõelda, et seda sama mõttelõnga edasi arutada, et mis see üldplaneeringus siis on, mis hästi töötab, mis aitab seda igapäevatööd teha, et kas on mingi konkreetne tingimuste kogum, kas on mingi teemakäsitlus, mis tõesti väga kasulikuks osutub. Tavapärasem on see vastus, et üldplaneering põhimõtteliselt toimib, et ta on selline üldine suunanäitaja, eks me seda laias laastus võtame aluseks. Ja samamoodi ka siin tegelikult, et tasuks jälle edasi mõelda, et kuidas siis tegelikult seda üldplaneeringut kasutatakse. Et kas ta üldse on aluseks siis ruumi puudutavatel otsustel või ta ongi selline üldine raamistik, mida teinekord siis vaadatakse. Ja võib-olla kõige sagedasem vastus on pigem isegi see, et sellega on nii ja naa, et ega see üldplaneering võib-olla otseselt ei sega, aga ega tast nüüd väga suurt kasu ka ei ole. Ja ka siin jälle võib olla tegelikult mitu põhjust, mida tasub lahata, mida tasub läbi mõelda. Et miks see nii on, et kas üldplaneeringu enda tõttu, kas olemus on selline, et kas ta on liiga üldine või vastupidi, ta on nii hirmus detailne, et ta tegelikult ei ole hästi rakendatav. Või on pigem tegemist hoopis sellise asjaoluga, et on selline vaiksem kant, suuri arengut pole toimunud, kõik rahulikult liigub edasi ja ei olegi nagu nii-öelda üldplaneeringut nagu vaja olnud. Või on üldse hoopis mingi muu põhjus. Isegi sellisel juhul, kui see vastus on selline nii ja naa, võib-olla oleks hea läbi mõelda, et kas on mingi osa ikkagi, mida on kasutatud, et kas üldplaneeringut nagu nii-öelda üldse avatud on või mitte. Ja on ka tegelikult selliseid juhtumeid, kus on öeldud selgelt välja, et ei, et üldplaneering on meil alatasand ristijaluks, et isegi meie koolituspäevadel on see välja tulnud, et tõesti on olukordi, kus üldplaneering on igavesti suur arengupidur, takistab igasuguseid asju. Sellise vastuse puhul kindlasti tuleb päris põhjalikult mõelda, et miks ta täpselt nii on. Kõige levinum on ikkagi see sama täpsusastme küsimus, et lahenduse kirja panemisel, reeglite, tingimuste väljatöötamisel on mindud võib-olla liiga detailseks, liiga rangeks. Et võib-olla kõige levinum näide siin on olnud jälle seotud detailplaneeringu koostamise kohustusega, et selline varasem suurem üldplaneeringute koostamise ring, ütleme eelmise kümnendi keskpaigas kusagil, kus oli majanduskasv päris kiire, arendusi oli palju, kus tavatseti nii-öelda igaks juhuks panna lausaliselt igale poole detailplaneeringu koostamise kohustust. Praeguseks on aru saadud, et võib-olla igal pool seda nii-öelda suurt keerulist avalikku protsessi ei ole vaja läbi viia. Et võib-olla teinekord piisab hoopis mingist eksperthinnangust, näiteks rohelise võrgustiku alade puhul, selle toimivuse tagamiseks või on üldse võimalik siis neid piirkonna arengureegleid kuidagi muud moodi reguleerida, näiteks ka üldplaneeringus.
Ja muidugi on olnud olukordi, kus üldplaneering on tõesti jäänud jalgu, ehk siis ta on juba mõnda aega tagasi tehtud, aastakümneid tagasi, teda võib-olla ei ole uuendatud ja tegelikult lähevad detailplaneeringud, projekteerimistingimuste väljastamine nagu oma elu edasi ja üldplaneering on päris kõrvale jäänud. Et kõik need variandid on täiesti võimalikud ja nüüd uues olukorras pärast haldusreformi kindlasti võimalikud ka ühes omavalitsuses, et on olukordi, kus mõnes kohas on päris värske üldplaneering, mida võib-olla kasutatakse, samas varasemas naabervallas ei ole seda mitte. Nii et see olukord enne uue ühinenud omavalitsuse üldplaneeringu koostamist on igal juhul vaja selgeks teha. Ma liigun siit edasi praegu selliste sisuteemadega, pärast on Merjele veel sõna, kes räägib sellise üldise Eesti ülevaate ka, kuidas praegu on seis ja üldplaneeringute ülevaatamisest võib-olla laiemalt üldse. Aga sisulise poole pealt, et mida võib-olla veel silmas pidada, et hirmsasti kasulik enne uue üldplaneeringu koostamist on tõesti ühelt poolt vaadata üle nii sisu, kui teisalt ka täitsa just nimelt see metoodika, et kuidas on kavandatud juhtotstarbeid, tollasel ajal varasematel enamasti juhtfunktsioone, milline on see põhimõtteline lähenemine olnud, et sellised täpsemad teemad nagu ka leppemärgid, mis asjad on lisas, hästi tihti varasemates üldplaneeringutes tsiteeritakse väga palju seadusepunkte, mis tänapäeval on aru saadud, et sellel ei ole nagu enam mõtet, et selline nii-öelda nagu natukene vormiline, aga samas tehniliselt vajalik ülevaatus samamoodi. Ja nüüd see teine punkt, see on hästi tähtis, et tõesti üldplaneeringu ülevaatamine iseenesest. See, mis ta vormiliselt tähendab, räägib Merje ka kohe, aga põhimõtteliselt annab meile ta väga hea võimaluse volikogule sisuliselt teadvustada ruumilise arengu teemasid. Et tihtipeale ei ole volikogu väga kursis, ei tea üldse, et on selline asi nagu üldplaneering, et kuidas need arengud täpselt toimuvad, aga ülevaatamise tulemused on volikoguga vaja läbi arutada, tutvustada teemat ja tõesti ta annab täpselt selle võimaluse, et me saamegi rääkida sellest suurest ja vajalikust teemast volikogule ka. Ja samamoodi seesama rääkimine tegelikult annab võimaluse ju asju edasi ajada, kavandada kas vahendeid eelarvesse, otsustada, kuidas edasi liikuda. Ja sisuliselt siis tõesti saada volikogu juba oma paati. Ja nagu siin 5. punktis on veel kord kirjas see, et tõesti, kui on tegemist ühinenud või liitunud omavalitsusega, siis see erinevate varasemate omavalitsuste üldplaneeringute selline võrdlev analüüs, kus on võib-olla lausaline detailplaneeringu kohustus, kus on hoopis paindlik lähenemine. Nüüd, kus need on ühes omavalitsuses koos, siis ilmselgelt neid reegleid mingil määral peab ühtlustama. Kindlasti mitte täiemääraliselt, võib-olla kui piirkonnad on erinevad, ongi igati õigustatud ka erinevad ehitustingimused, kuid selline üldine lähenemine tuleks üle vaadata, samas ka nagu piirkonna üldisest sellisest ühiskondlikust positsioonist ja arengutrendidest lähtuvalt, et kas tegemist on siis kasvava, kahaneva või stabiilse piirkonnaga, et kuidas me ennast üldse positsioneerime. Ja mis me tahame see välja tuua, et tõesti, eks ta ongi ülevaatamise tulemusel sünnivad sellised esialgsed lähteseisukohad. Me saame nagu aru, et mida põhimõtteliselt siiamaani on reguleeritud, kuidas seda on tehtud, saame anda mingi hinnangu, kas see on siis toiminud või mitte. Ja sellest lähtuvalt välja tuua siis need teemad, mis võib-olla uues üldplaneeringus vajavad eraldi tähelepanu. Ja panen tagasi ja Merje kommenteerib siia juurde. Jah, siis ma räägin näidet. Just, siis tuleb näited. Et mina tahtsin siia vahele öelda seda, et meil on nüüd pärast sügisesi kohaliku omavalitsuse volikogu valimisi 79 kohaliku omavalitsust Eestis. Ja nendest 51 olid need, kes ühinesid või liitusid. See tähendab seda, et uued üldplaneeringud peavad koostama 51 kohalikku omavalitsust. Kõigil teistel on võimalik ülevaatuse käigus öelda, kas nad arvavad, et nad tahavad teha ka uue üldplaneeringu või mitte. Ja nendest 28-st meile juba praegu on 12 tükki öelnud, et nad kas koostavad juba või kohe hakkavad ka koostama üldplaneeringuid. Et see tähendab, et tegelikult korraga koostavad üldplaneeringuid ikkagi väga suur hulk
Eesti kohalikest omavalitsustest. Ja see tähendab seda, et iga kohalik omavalitsus on hetkel ka erineva koha peal, kes alles kavandab seda ja kes juba on jõudnud mingisuguse eskiisini. Et need on erineva kaugusele jõudnud oma nende töödega. Ülevaatamine, nii nagu need esimesed slaidid siin pärast seda väikest kohvipausi on olnud, peaks olema kõige esimene töö. Miks pärast kõige esimene? See on sellepärast kõige esimene, et selleks, et teada, kuhu jõuda, on tarvis kõigepealt vaadata, mis meil olemas on. Ja see tähendab seda, et mitte mingil juhul ei taha ministeerium ega ka mitte keegi, ma usun, et teist seda, et hakkame lihtsalt seda üldplaneeringut tegema ja siis tellime konsultandi, siis on tehtud. Võib-olla on praegu kõik väga hästi. Nii nagu Pille väga ilusasti ütles, et kõigepealt tuleks teha analüüs, mis mul olemasolevaga tegelikult peale hakata on. Kui kõik on hästi, siis miks me peaksime seda muutma? Siis tulebki need asjad endaga kaasa võtta ja uude üldplaneeringusse juba täpsemalt sisse kirjutada. Ja kui ei ole hästi, siis tuleb mõelda, kas on mingi teine lahendusvariant või mida siis sellega peale hakata. Et mitte mingil juhul me ei taha, et hakatakse kohe muutma. Pigem vastupidi, analüüs peaks andma väga selge ülevaate, et võib-olla on väga hea. Midagi on ju ikka väga hästi. Midagi on hästi. Ülevaatamisest veel nii palju, et 1. jaanuariks pidid tegema need kohalikud omavalitsused oma ülevaate ära, kes ei ühinenud ega liitunud. Neid siis on 28. Nendest meieni on jõudnud 22 sellist tagasisidet ja ministeeriumile tagasiside kohustus oli siin ka kuskil siin selle slaidi peal seal seaduses olemas. Aga juhin tähelepanu, ülevaatamine tehakse iseenda jaoks. Volikogu teeb, volikogus arutatakse läbi, see on volikogu jaoks. See on nii, nagu Pille ütles, et üldse üldplaneeringu teema viia kõigepealt volikogu, et teadvustada seda vajadust või põhjust või seda ülesannet üldse, on volikogul vaja olemasolev situatsioon läbi arutada. Ja meie tahame saada ainult sellest teada, et seda on arutatud seal. Et mitte meie jaoks ei pea tegema ülevaadet, vaid iseenda jaoks. Ja meie tahame lihtsalt teada saada, mida te oma ülevaatasel siis teada saite. 1. juuliks peavad valmis saama ülevaatuse need ülejäänud 51, kellest ka on meieni jõudnud juba, viimane seis vist oli 6 või 7 tükki, et juba hakkab ka neid ülevaateid tulema. Ja sellest tähtajast, kas 1. jaanuar või siis 1. juuli, sellest tähtajast alates 6 kuud on siis aega, et ka meile see asi saata. Juhin veel tähelepanu sellele, et milline on erinevus eelmises seaduses olnud ülevaatamise ja praeguse ülevaatamise vahel. Et eelmises seaduses ülevaatamine oli selline pidulik protsess, mida oli vaja valla inimestega jagada, lehes kõik kuulutada ja ministeeriumile pidulikult teada anda. Nüüd me oleme öelnud, et see on iseenda jaoks. Kui te tahate ja kui on millegagi vaja nagu rahva silmis ka nagu poolehoidu võita, siis võib sellest lehest teavitada. Võib sellest ka valla elanikele teada anda, aga üldse ei pea. Kohustust ei ole. Kui on nii piinlik, et appikene, mis meil seis on, siis ikka ei pea valla rahvale teada andma, siis jääbki volikogu seite vahel. Aga kui on, mida ilusasti presenteerida ja öelda, et meil on kõik hästi, siis jällegi oleks ju tore sellest ka valla rahvale teada anda. Et see on see mõte. Ja vaat siin samas see 3. punkt ka, et ülevaatamine ei tühista ega algata automaatselt midagi. Ülevaatamine võib, aga ei pea olema volikogu otsus, sest volikogu otsus on haldusakt. Ja kui me nüüd mõtleme üldse sellele, et mis on haldusakti mõte? Haldusakti mõte on teha nagu kas kohustusi või õigusi kellelegi. Kuna ülevaatamine ei anna mitte mingisugust, ta ei algata, ta ei lõpeta, ta ei tee mitte midagi. Ta ei anna ühtegi õigust ega ühtegi kohustust, siis iseenesest tal ei ole haldusakti tunnuseid. Ta ei pea olema haldusakt üldsegi mitte. Peale selle haldusaktiga kaasneb alati avalikkusele teavitamine ja mis veel kõige hullem, sellega kaasneb ka vaidlustamise viide. Kui pole haldusakt, ei ole vaidlustamisviidet, ei ole kohustust ka valla elanikele teada anda. Iseenesest vaidlustamise viide on, et võib kohtus vaidlustada, kellele ta siis nüüd ette jääb, kes võiks küll vaidlustada ülevaatamist, kui see on iseenda jaoks tehtud.
et kui niimoodi tagurpidi mõtlema hakata, siis ta ei ole ju volikogu otsus kui selline. Aga meie kohtud on öeldud selle peale, kui te tahate volikogu otsusena vormistada, siis vormistage. Lihtsalt kohus ei võta seda kui volikogu otsust, tema võtab seda ikka kui menetlustoimingut. Et ma arvan, et siin võiks natukene laiemalt ka mõelda üldse nende pidepunktide kohta, mis te teete üldplaneeringu raames, kaasa arvatud siis ülevaatus. Et samamoodi on näiteks lähteseisukohad või väljatöötamiskavatsus või eskiis. Kas nad on haldusaktid, kas nad on otsused, mida teavitada vallas lehe kaudu ja millele pannakse juurde vaidlustamise viide. Kui ei ole, siis ei ole neid ka tarvis teha otsustena. Et tegelikult nii pidi peakski nendes asjades mõtlema. Ma võin öelda ka seda, et teooria kohaselt on niimoodi, et planeerimises on üks haldusakt, üks otsus. No see on kehtestamine. Aga ülejäänud kõike, eriti lähteseisukohad ja ülevaatamised, tegelikult seda ei ole. Ja? Üks küsimus selle, et me oleme kaalunud, et kas lasta volikogul see ülevaatamise nii-öelda see raport siis otsusena vormistada või mitte. Küsimus oli selles, et kui meil on hulk selliseid detailplaneeringuid, mida ei ole hakatud ellu viima, mis on kehtestatud seal 90-ndatel näiteks on ja meil oleks vajadus neid hakata siis motiveerima ja need nii-öelda siis kehtetuks tunnistada siis. Aga seda saab sisuliselt teha ikkagi volikogu. Jaa, kehtetuks tunnistamine paragrahv. Mulle kohati tundub, et võib-olla siis oleks sellel aluseks me saame ju võtta motiveerimise aluseks siis selle sama ülevaatamise toimingu. Et mulle kohati tundub, et võib-olla oleks sellel natuke kõvem kaal, kui volikogu on eelnevalt juba nagu tutvunud selle olukorraga, et teab, et siin on, et see rida detailplaneeringuid, mis seisavad jõude, millega ei ole midagi juhtunud. Mina ütlen selle peale, et kui see ülevaatamine sellise teadmise juurde toob, et mida, nagu tõesti, mida meil enam üldse tarvis ei ole, siis see ongi asja eesmärk. Väga hea, 5+. Aga seda, kas seda teha volikogu otsus, nagu ma ütlesin, et ega keegi ei keela seda teha. Ja kui sellel on tõesti mingi kaugem mõte, siis see on väga hea. Aga juhin siis tähelepanu, et ülevaatamisega ise ei saa kehtetuks tunnistada, vaid see võib olla ainult põhjus või algus selleks, et siis igal üksikul juhtumil see asi üle vaadata. Et selles mõttes küll, jah. Vahelduseks üks näide, et hirmus kuivaks ei jääks nüüd see meiepoolne suur targutamine siin. Et Maardu linna üldplaneering on üks näide, kus me saime olla tõesti ka ülevaatamise juures. Me olime konsulteerinud ka varasema praegu kehtiva üldplaneeringu koostamist, mis kehtestati vist 2008 äkki oli see aeg. Ja seal, kuigi Maardu ei ühinenud ega liitunud, otsustas ta ikkagi, oli otsus juba valmis, et sisuliselt oleks vaja ikkagi uut. Aga ülevaatamine sai tehtud niimoodi selles mõttes ka, et mitte ainult vaadates seaduse punkte, vaid sisuliselt mõeldes ka nende teemade peale, mis linna ruumilist arengut nüüd hiljuti on ilmselgelt mõjutama hakanud. Ja siin on näide siis nendest nii-öelda järeldustest, mis ei ole nii-öelda otseselt paragrahvidega seotud, aga mis just toovad välja võib-olla suuremad teemad, mis vajavad siis uues üldplaneeringus ka eraldi tähelepanu ja on väga heaks uue üldplaneeringu lähteseisukohtadeks. Ehk siis esimesena Rail Baltic mõistagi, mis läbib Maardu linna, et selle nii-öelda raudte rajamise võimalusi võiks laiemalt analüüsida, kas linnaruumis saab midagi veel paremini ümber kujundada, kas on vaja võib-olla veel täiendavalt leevendada mõjusid. See igal juhul on eraldi teema. Siis hetkel kehtiv üldplaneering on kavandanud asukohaga linnakeskusele, mis võib-olla ei ole väga hästi toimima hakanud, et peetud on vajalikuks uuesti ka siis linnakeskuse teema üle arutada, paika panna, et kas jätta ta praegusesse asukohta või mitte. Siis eraldi teema, mis on olnud tähtis, siin on meil ikka endiselt kirjaveaga
aastaarvus slaid ma vaatan, 2015 jõustunud planeerimisseadusest tulenevad paindlikumad võimalused võib-olla üksikelamute rajamiseks. Maardus on hästi ulatuslik Muuga endine aianduskooperatiivide ala, kus on mis hetkel ligikaudu 6000 teada olevat elanikku ja kus tõesti ehitustegevust omavalitsus tahaks võib-olla vähe ühelt poolt korrapärasemalt, teisalt hõlpsamalt korraldada, nii et üldplaneeringus võiks anda sellele alale täpsemad tingimused, et edasi juba projekteerimistingimustega edasi toimetada. Siis kuna Maardus on rohkem kui pooled Eesti ohtlikest ettevõtetest, siis ta on väga spetsiifiline ka selle kandi pealt ja seetõttu tõdeti, et varasemas üldplaneeringus võib-olla tootmistööstusaladele ei olnud nüüd väga palju tingimusi just seatud. Et võiks kaaluda uues üldplaneeringus ka seda, et kas saab tööstust, tootmist natuke karmimini reguleerida. Praegune hetkel juba käimas olev üldplaneeringu protsess on näidanud, et eks ta on keeruline, nad on suured tööstusettevõtjad nagu Vopakid ja muud sellised, et täiendavate piirangute seadmine nõuab ka päris sellist tugevat iseloomu ja selgesõnalist põhjendamist. Aga igal juhul selle teemaga siis üldplaneeringus eraldi põhjalikumalt tegeleda tuleks. Jõuti siis ülevaatamise käigus tulemusele. Ja Maardu näidet üldistades, et tõesti need kriitilised teemad on igal juhul mõistlik välja tuua. Et nad ei peagi olema veel mingi konkreetse üldplaneeringu planeerimisseaduse järgse ülesandega seotud. Nad võivad olla ka lihtsalt kirjas. Teinekord tuleb nendest välja ka eriuuringute vajadus. Nad ei pruugi olla isegi uuringud, võib-olla täpsemad analüüsid ja nii edasi. Et Maardus toodi välja siis vajadus täpsemalt analüüsida haljastuse teemat, teha rahvastikuprognoos natuke nii-öelda täiendada ära ja mõned sellised teemad veel. Ja sisuline vajadus muidugi igal juhul võiks olla siis ülevaatamise tulemusel kirjas, et miks seda üldplaneeringut just nimelt sisuliselt ka vaja on. Ja lisaks siis see juba mainitud teema, et need erinevad piirkonnad. Et tihtipeale omavalitsused on mitmekesised, võib-olla on piirkondi, kus on vaja täpsemat lahendust. Et Maardu puhul samamoodi, me vaatame seda näidet pärast edasi. Muuga aedlinn on ilmselgelt selline piirkond, kus tingimused peaks olema üsna täpselt paigas. Üldplaneeringu koostamise alguses või eelmise ülevaatamisel ei teadnud veel keegi, kui täpselt neid paika saab panna, aga ootus on, et tõesti kas teha näiteks Muugale ja mõnele piirkonnale Maardus veel nii-öelda ruumimudel. See on siis maakonnaplaneeringutest tulenev nii-öelda võimalus suunisena üldplaneeringutele, mis on siis mingi ala selline pigem linnaehituslik planeeringuliselt täpsem osa, kus pannakse paika siis põhimõtteliselt hoonete mahud, tänava, võrk ja nii edasi, nii edasi. Et seda ruumimudeli mõtet siis Maardu linn samamoodi kaalus ja mõtles, et see on teatud piirkondades ilmselt hea idee. Ja seda näidet vaatame siis ka edasi. Ja muidugi juba siis ülevaatamise käigus on hea tähelepanu pöörata ka sisuliselt vormistusele. Et kas see vormistus, kas ülesehitus on töötanud? Kas see, et Maardus näiteks olid tõesti maakasutusplaanist väljavõtted piirkondade kaupa seletuskirjas, kas see oli kasulik või mitte? Kas me tahame edasi minna nii-öelda sama tehnilise lahendusega, kas me kasutame võib-olla mingit uut programmi, kas veebilahendused on otstarbekad, võib-olla geoinfosüsteemi ikkagi laiemalt üles ehitada, kõik sellised teemad, samamoodi ikkagi ülevaatamise teemad. Ja kokkuvõttes siit tulebki meil välja siis sisend nagu esialgsetesse lähteseisukohtadesse ja ka mõjude hindamise väljatöötamise kavatsusse, et see sama teemade lõikes ülevaatamine annab hästi olulise sisendiga mõjude hindajatele. Ja siin ma korra jälle annan Riinule sõna, sest see mõjude hindamise väljatöötamise kavatsus on nüüd tekitanud päris mitut küsimust, kes ja kuidas võib seda teha ja millal seda otstarbekas teha on. Nii et Riin, palun. Väljatöötamise kavatsusest paari sõnaga. See slaid, mis ma näitasin, kus oli protsessiskeem ka välja toodud, mis on planeerimisseaduse järgne KSA protsess, siis juhtisin tähelepanu ka, et planeerimisseadus teeb ühes kohas viitekehisele, mis on alles aruande etapis. Ja viimane planeerimisseadus andis ülesande tõesti planeerimistegevuse korraldajale
ka mõjude hindamisega tegeleda, sealhulgas koostada ka väljatöötamise kavatsus planeerimisseaduse kohaselt. Ja peale 2015. aastat tekitas see erinevates ametkondades segadust, et planeerimisseadus üldse üks, aga Keskkonnaministeerium oma allasutustega oli teisel seisukohal. Ja miks nii? Sest direktiivist tulenevalt keskkonnamõju strateegilise hindamise protsess, terviklik protsess koosneb 2 etapist. Ehk siis nii-öelda esimene kavatsuse etapp, kas ta on siis nimetatud keskkonnamõju strateegilise hindamise programmiks või planeerimisseaduse kohaselt väljatöötamiskavatsuseks, kus pannakse paika, mis on see tegevus, mis on need teemad, mida me hindama asume ja aruandes me hakkame siis nende teemadega tegelema, neid teemasid sisustama. Et kogu protsess on terviklik ja seega peaks olema juba esmasesse KSA VTK etappi kaasatud ka juhtekspert, millele viitab siis omakorda planeerimisseadus kui keskkonnamõju hindamisjuhtimissüsteemi seaduselt lõpliku sisu eest võtab vastutuse ja tagab, et see vastab nõuetele ka juhtekspert koos oma kaasatud meeskonnaga. See tekitas segadust, mõned kohalikud omavalitsused peale 2015. aastat hakkasid ise juba hooga KSA VTK-d koostama ja need, kes koostasid, siis on hästi ja nii ta on, aga Keskkonnaministeerium on andnud oma täpsustava seisukoha, et KSA VTK etappi tuleks juba juhtekspert kaasata. Et edaspidi võiks selle suunise ja põhimõttega arvestada. Just see praktikas on väga palju olnud ja merealade planeeringu näite puhul ka ma mainisin juba, et tegelikult planeeringu korraldaja, kes näiteks merealade planeeringu puhul on siis Rahandusministeerium, koostas juba ennem hanke korraldamist lähteseisukoha ja pani kirja KSA VTK eelnõu. Ja seda võib ka üldplaneeringute puhul kohalik omavalitsus teha ja see on, ma arvan, väga hea praktika ja teretulnud, et tõesti kõigepealt proovib kohalik omavalitsus kirja panna peale ülevaatamist või ülevaatamine on selleks väga hea alus, mis on need teemad, mis on see tegevus, millega ma peaks järgmise protsessi ja üldplaneeringu koostamise puhul arvestama. Ja selle alusel juba korraldama hanke, see on jälle juhul, kui konsultanti kaasatakse, väga hea alus, et mida me tahame täpsemini hinnata. Ja sealt edasi võtab siis üle juba juhtekspert selle töö ja vaatab sisuliselt VTK üle, ega seal ei ole seadusega reguleeritud asju unustatud, aitab siit-sealt sõnastust kohendada ja on ka protsessis edasi abiks, et kui läheb KSA VTK ettepanekute küsimiseks erinevatele ametkondadele, aitab vastuseid sisustada ja nii edasi. Nii palju minu poolt. Aitäh, ei ole küsimusi. Veebul on. Need uued üldplaneeringud, mida siin koostama koostatakse terve valla kohta. Enamasti Eestimaa vallad on suhteliselt hõreda asustusega, mis siis tähendab seda, et uusi ehitisi tegelikult meil ju valmib kogu ehitistest aastas alla 1% viimasel ajal. Järelikult võimekus midagi ümber kujundada on niivõrd väike, eks ole, niivõrd pikaajaline. Üldiselt hoonete jaoks loetakse 50 aastat Euroopas vaikimisi. See tegelikult määratakse muidugi oma projektiga, aga see pole praegu tähtis. Nad on väga pikaaegselt erinevatest muudest arendustegevustest, mis võivad olla lühiajalised, mis võivad olla. Ja minu ettepanek on, et kõigepealt vaadates üle olemasolevaid üldplaneeringuid, on tore võtta taustaks näiteks kas või Maa-ameti kaart, kus te näete, kui palju olemasolevatest planeeringutest on ellu viidud ja kus on ikkagi näha see looduslik taust metsa või põllu näol. Sellega te saate umbes ka ülevaate, et palju see inimvõimekus midagi muuta, juurde ehitada vallas on. Ega see ei ole ka saladus, et olemasolevad üldplaneeringud on ikka 10 või rohkemakordselt üledimensioneeritud nimetatud ehitusaladega. Ja see on päris õpetlik vaatepilt, maakonna praegu koostamisel tegin seda, nii et saate ikka väga ettekujutuse. Ja selles mõttes ka, et ehkki te peate planeerima terve valla, ma soovitan väga keskenduda sellist aladele, kus tegelikult see tõenäosus midagi ehitada on tõenäolisem või vajalikum või võimekam.
miks ma seda juttu räägin? Sellepärast, et ükskõik mis tasandi planeeringute lõplik eesmärk on ikkagi mingi ehitise paigutamine või tema omaduste määramine ja muuks otstarbeks üheski seaduses alusel Eestis üldplaneeringut ei kasutata, võimalik, et teatud kohalik omavalitsus kasutab millekski. Nii et lõpptulemus on ikkagi mingi ehitis, ehitis väga laias mõistes, see võib olla maantee, raudtee, mingisugune hoonestusala selliste parameetritega. Nii et soovitan kõigepealt keskenduda sellele. Tänan tähelepanu eest. Aitäh, Peep! Väga hea kommentaar. Tõesti, see nii-öelda reaalse ehitustegevuse ülevaatamine on tõesti väga silmi avav teinekord ja just ka volikogule annab väga kaine pilgu, et mis siis tegelikult toimub. Ja ka selles osas, et tõesti üldplaneeringus keskenduda kohtadele, kus on oodata mingeid aktiivsemaid arendusi, täitsa nõus. Kuigi üldplaneering on üllatavalt paljude teiste otsuste aluseks ka õigusaktidest tulenevad, rohevõrgustikust tulenevad, näiteks RMK avaliku huviga metsad, mis need tähendavad, kui palju saab rohevõrgustikule nüüd seada üldplaneeringuga tingimisi, mis ühtlasi on aluseks metsamajandamisele, vähemalt riigimetsas, nii edasi, et neid teemasid räägime kohe edasi, aga tõsi ta on, et üldiselt põhimõtteliselt nii on. Aga liigume selle lähteseisukohtade faasiga edasi, et mis veel on tähtis asi, on ikkagi aja ja sellise osalusvõimaluste kava üle mõtlemine, et kaasamiskava koostamisest ilmselt on ka leitavad juhendmaterjali igal pool, avalikkuse kaasamine otsustes on olnud juba pikalt aktiivne tegevus, aga võib-olla mida üldplaneeringu kontekstis silmas pidada, et on tõesti võimalik ju teha erinevaid osalusmeetodeid. Et tõesti see ühine läbiarutamine, nagu ma juba alguses rääkisin, on kõige sageli tulemuslikum. Nii erinevate huvigruppide kui ka ametkondade ja hilisemate kooskõlastajatega, et ühe laua taga istumine annab alati paremini tulemusi kui kirjavahetus. Piirkondadest ka juba rääkisime, aga võib-olla just see kaine ajaarvestus, ehk siis kuna ta on pikk protsess, seal on väga palju erinevaid osapooli kaasatud, väga palju erinevaid faase, kus võib tulla uus mõte, kus võib tulla mingi pööre senises arusaamas. Ehk siis sellise ajalise puhvri juurde arvestamine on igal juhul ka kasulik, et kui volikogu teilt küsib, et kas saate nüüd kindlasti 3 aastaga hakkama, siis võib juba viidata meie tänase koolituse jutule, mis ütleb, et tähtaegadest võib natuke üle libiseda, kui see on põhjendatud. See kohe varsti tuleb. Nii et ajaarvestus selles mõttes on asi, mis tuleb läbi mõelda. Nii, sellest me juba rääkisime, juhtekspert ja tema kaasamine ja meiepoolne soovitus on küll see, et lähteseisukohad, eriti uues omavalitsuses, uues suures omavalitsuses, koos väljatöötamise kavatsusega võiks olla ka avalikkusega läbi arutatud. Jah, mõnikord ta kipub läbi kukkuma, inimesed ei tule kohale, see on natuke liiga selline abstraktne teema nende jaoks, kuid teisalt, kui kutsuda eraldi kas või külavanemaid ja aktiivsemaid inimesi, siis see avaliku arutelu pidamine ka selles faasis teinekord tasub päris hästi ära. Siis meil on nüüd siin üks slaid ka tähtaegade ja ajaliste punktide kohta. Slaidi mõte on see, et tõesti seadus annab ette väga selge raamistiku, annab etapid, annab nende kestused menetlusprotsessi mõttes. Kuid võib-olla moraal on see, et ega ka üldplaneeringu koostamise protsessi ajalist kestust ei saa välja arvutada nii, et need menetlusetappide aja või päevade hulgad nagu kokku liita. Et just puhver on oluline ja samas on tähtis siis ka mõelda või võib-olla isegi mitte ülemäära muretseda nüüd igal juhul ka päevalistest tähtaegadest. Aga räägi oma näidised. Räägin ära, näited ära. Just, et need sobib sinna taha poole. Ja selle jutu näitlikustamiseks selline üldine graafik võib-olla, kus punasega kirjas just nimelt need töökoosolekud. Need ei tule seadusest välja. Seadus ei ütle otsesõnu kuidagi, et peate tegema hilisemalt kooskõlastavate ametkondadega töökoosolekuid.
aga meie julgeme seda varasema kogemuse põhjalt soovitada küll, et ühine läbiarutamine aitab hilisemale tulemusele kaasa, kooskõlastamine läheb libedamalt, kooskõlastamine kui koostööprotsessi nii-öelda eduka lõpu fikseerimine. Tõsi, teinekord juhtub ikka seda, et ühe laua taga arutasime küll, jõudsime kokkuleppele, kuid lõpuks kooskõlastuskiri tuleb ikka 10 lehekülge eitavat ja väga kurja teksti. Et mis siis võib-olla abiks on ikka see töökoosolek, eriti juhul, kui see on ilusti protokollitud, protokoll on näiteks osalejatele pärast laiali saadetud, siis saab vähemalt selle ametkonnaga jälle asuda diskuteerima, on alust, millele viidata, et ei, et me just ju rääkisime teistsugust juttu, oli küll pool aastat tagasi, võib-olla oli ka teise inimesega, ametnikud ka vahetuvad, aga selles mõttes töökoosolekute pidamine ja nende protokollide vähenenud memode laiali saatmine on hästi kasulik. Ja siis ma liiguks kiiresti edasi järgmise alateema juurde. Võtan sealt ühe küsimuse. Peep, sina saad pärast poole veel sõna, sest mul on endal natuke ajaliselt piiratud aeg praegu. Ja küsimus. Aga küsimus, et memodi laiali saatmine ütlesite, jah. Et täpsustage seda, et milliste memodi ja kui laiale. Ma mõtlesin siin puhtalt nende töökoosolekute nii-öelda kokkuvõtvaid otsuseid. Jah, protokollid, ta ei pea olema nii-öelda protokolli vormist, ta võib olla tõesti natuke ka lihtsam, on ju, aga just nendele koosolekutel osalejatele saadetakse need tulemused laiali kirjalikus vormis. Et siis on hea neile viidata nagu hiljem. Jaa, aga siis liigume edasi ja Peebu sõnavõttu jätame meelde, anname Peebule pärast sõna. Ma tahaks rääkida nüüd natuke sellisest KIS-teemast, geoinfosüsteemide teemast, sellest, kuidas uuenenud olukorras, kus omavalitsused on suured, kus meie digiareng liigub aina kiiremini edasi, võiks üldplaneering olla ikkagi ka selgelt selline ruumi andmebaas. Ja meie julgeme oma kogemuse pealt ja ka meie konkurentide kogemuse pealt soovitada küll seda, et üldplaneeringu puhul on kasulik kasutada geoinfosüsteemidega seotud programme või GIS-programme, et kui tegemist on suurte andmehulkadega, hästi suurte territooriumitega, siis tegelikult ei saa CAD-programmidega seda soovitud tulemust nii lihtsalt nagu GIS-programmidega saab. Ja meil Eestis on ka see tohutu eelis, et tõesti meie vabad ruumiandmed on väga heas seisus. Maa-amet on sellega väga põhjalikult tegelenud. Meil on hästi suur hulk andmeid ajakohastatud ja täiendava infoga varustatult vabalt kasutatavad omavalitsusele. Ja see on selline eelis, mis annab üldplaneeringu kontekstis väga head lisavõimalused. See võimaldab teha ruumianalüüse, see võimaldab vaadata mingid teemasid täpsemalt väga lihtsate meetoditega. Aga nende võimaluste ärakasutamiseks tõesti on vajalik see, et vähemalt kui te kaasate konsultanti, et siis öelge konsultandile, et ta peab kasutama GIS-meetodeid, vastavaid programme, et andmeid analüüsida, et tuua välja selliseid piirkonna eripärast lähtuvaid, ütleme, teemasid, päringuid, kattuvusanalüüse, kõiki selliseid asju saab väga lihtsalt teha GIS-programmidega. Ja tõsi on see, et tõesti paljudes omavalitsustes ei pruugi neid olla, kuid ega me ei tea, mis lähitulevikus saab, võib-olla asjad muutuvad. Samas just nimelt konsultandid kasutavad neid programme niikuinii. Ja kindlasti teil on kasulik küsida konsultandilt enda käest ka kõik andmed nii-öelda vektorkujul ja soovitavalt ka lausa nii-öelda geoinfosüsteemina ehk siis täiendavate atribuutandmetega varustatuna endale. Et siis saate te neid ise edasi kasutada millalgi, kui ka võimalus avaneb. Aga igal juhul on teile endal need olemas. Ja nii kaua, kui programme võib-olla ei ole omavalitsustes olemas, siis kõik meie konsultandid enamasti vist vähemalt pakuvad näiteks ka võimalust, et meie saame üleval hoida näiteks ArcGIS-i veebilahendust, mis tähendab seda, et teil on üldplaneering siis lihtsa kodulehe kujul, kuid samas nii-öelda interaktiivsena olemas nii kaua, kui te tahate, laiali jagatav veebilingina ja ega see küll maksab sisuliselt väga vähe, et see tegelikult on tõesti mõistliku summaga tegemist. Aga mis on võib-olla veel jälle igapäevase töö kontekstis hästi oluline, et CAD-programmide ja GIS-programmide vahe võib-olla, et siin on üks näide kirja pandud, et kuidas tõesti põhimõtteliselt on vahe nagu töö mugavuses, mis tegelikult korreleerub väga hästi tööajaga ja kokkuvõttes siis ka tööaja maksumusega.
ehk siis väga palju mõistlikum, odavam on asju teha GIS-programmidega. Näiteks tõesti, kui me saame ETAK-st või Eesti topograafilisest andmekogust teede kihi, siis põhimõtteliselt GIS-programmiga on väga lihtne see nii-öelda liigitada kohe põhimaanteedest tugimaanteedeks, nii edasi. CAD-programmiga peab seda tegema käsitsi, igale teele juurde panema siis vastava teenumbri või tähise. Nii et selliseid asju tõesti on mõistlik teha geoinformaatiliste programmidega. Ja neid näiteid Eestis hakkab juba tulema päris palju. Tartus on hea rääkida Tartu näitest, mis muuhulgas siis kasutab ka ArcGIS Online'i vahendeid siis ka veebilahenduse kontekstis, ehk siis on olemas ka veebikaart, mis tõesti on hästi mugav kasutada, kuigi Tartu nii-öelda vanades piirides ei olnud ju tohutult suur, kuid just nimelt see võimalus, et sa saad vaadata nii oma kodukohta üles suumituna, saad vaadata tervikpilti. Samamoodi Tartu puhul on väga tore see, kuidas on ka seletuskirja olulisemad sellised põhipunktid pandud kõrval olevale paneelile. Ta annab sellise hästi suure kasutusmugavuse tõesti, et ta on palju haaratavam ja paremini käsitletav. Ja siin üks meie näide, mida me tegime Viimsi vallas, kus on Haabnemäe aleviku üldplaneering koostamisel juba aastast 2006 ja ta tõesti on selline keeruline kant. Ja vahepeal jälle üldplaneeringu protsess vaibub, siis jälle aktiviseerub ja vald üritas siis saada jälle selget pilti sellest, mis vahepeal on toimunud. Ehk siis ArcGIS Online'i koondati kõik käimasolevad detailplaneeringud ja kasutades Maa-ameti maakatte andmebaasi genereeriti ka siis 3D pilt, mis siit vist väga hästi välja ei tule, kuid mis andis sellise väga hea üldistusastmega pildi, et milline see linnaruum siis välja kujuneks siis, kui kõikidele detailplaneeringutele nii-öelda lõplikult jah öeldaks. Ehk siis see üldistatud ruumiline pilt Maa-ameti andmetele tuginedes ja kasutades GIS-programme tekib väga lihtsalt. Ta ei ole selline kallis 3D visualisatsioon, vaid tõesti ta on üsna lihtne. Samas me oleme kasutanud päris palju ka selliseid lihtsamaid näiteid, et teinekord avalike arutelude puhul on hea kasutada sellist tõesti nostalgilist vesivärvipilti, nagu vanasti oli generaalplaanide nõukogude perioodil, et päris kuidagi inimsõbralik. Ja muidugi ka täiesti lihtsalt PowerPointis visualiseerides, et kus mis paikneb, et justkui on selline töörühma arutelud või tutvustused ja arutamised volikogule, et saada selline üks pilt, et kõik noogutaksid kõigepealt kaasa. Jah, meil on tõesti nii, et siinpool on kõik looduslikud alad, sealpool on põllumaad, keskused on seal. See on selline elementaarne info, aga selle nagu väga skemaatiliselt, aga visuaalsel kujul kõigepealt ette kuvamine aitab nagu arutelu väga hästi edasi viia. Ja üks näide siit ka Saku alevikust, kus teema oli võib-olla see, et jälle kuhu keskus paigutada ja ilmselgelt oli selgelt välja kujunenud siis lõunaosa, põhjaosa ja nende nii-öelda ristumiskohal selline sobiv keskuse asukoht siis oli. Ja hiljutine näide ka Muhu koostamisel olevast üldplaneeringust. Samamoodi hästi terviklik saar, kõik nagu teavad, mis saare peal toimub, aga jälle see, et me paneme lihtsalt ühe skemaatilise pildi peale, et kus siis on rannajoonel selline puhkeotstarbeline kasutus, et kui keskel asub ikkagi keskasule liiva, kui üheselt selge see on, kuhu jäävad nagu sadamad nende siniste täppidena, et see annab nii palju parema arusaama kui pikk tekstikirjeldus ühe lehekülje peal. Ja veel üks näide võib-olla, mis pärineb jälle siit samast Tartust, Tartu Ränilinna üldplaneering, mis tegelikult kavandas siis terve uue osaliselt linnaosa väljaehitamist siis Lõunakeskuse kanti. Seal me mõistagi tegemist oli sellise linnalise alaga ja meil oli kaasatud ka arhitekt, kes väga toredasti skitseeris meile ka tänava ruumi iseloomu. Ja miks vähemalt mulle väga meeldivad just sellised vabakäelised skitseeringud üldplaneeringutes, et ta on täpselt see õige täpsusaste. Ta annab meile nagu ruumilise mõtte edasi, et kuidas me selle tänava jaotuse ette kujutame. Et kus on hoonemahud, kui palju on haljastust, kas igale poole peavad mahtuma ka jalgratturid ja jalakäijad. Ja need täpsed meetrid, need niikuinii täpsustuvad edasistes protsessides. Me ei saa üldplaneeringutes neid nii insenertehniliselt niikuinii paika panna. Aga ruumiline mõte, mis siis üldist visiooni aitab saavutada, tuleb siit päris kenasti välja. Ja samamoodi ka fotode kasutamine
ka see on just mingite reeglite või tingimuste üheselt väljaütlemiseks, mulle tundub hästi kasulik. Et siin samamoodi oli ta Ränilinnast, kus see oli vist, ma ei tea, kas Inglismaa näide või paraku mitte Eesti näide, kus eriti ka diskuteerimiseks Maanteeametiga oli vaja siis tuua näiteid, kuidas võimalik on ka kergliiklustee või jalakäiga tee ristumine päris korraliku tänavaga samal tasandil, nii et ohutus on tagatud, et sellised väga visuaalsed ühesed pildid aitavad teinekord kaasa. Ja jälle Haabneeme näitest võib-olla paar pilti veel, et Haabnemes on hiljuti tekkinud muidugi hästi palju uusi korruselama piirkondi, nad kavandavad neid jõudsalt juurde ja lootus on, et üldplaneering paneb paika siis ka sellised üldised inimsõbraliku linnaruumi reeglid. Ja neid jälle on imehea näitlikustada just nimelt fotodega nii, et võib-olla tuua välja ka teatud märksõnad, millele siis tähelepanu pöörata. Et nende uuselamurajoonide jaoks inspiratsiooni kogumiseks või tegelikult käisime lausa Helsingis ja proovisime seal siis läbi vaadata selliseid hilisemaid arendusi ja tõesti leidsime, et väga vahvaid lahendusi on. Et just see, kuidas suhteliselt väikseid alasid, nii-öelda ruume saab ära kasutada väga mitmekesiselt. Et siin mõistagi on haljastus, siin on tegelikult erinevate eagruppide vajadustega arvestatud. Muidugi hoonestus on jäline meeldivalt liigendatud, kõik sellised väiksed detailid, mis võib-olla on hea just üldplaneeringus paika panna, mis hiljem kujundavad siis juba täpsemaid lahendusi. Ja siin jälle üks näide Helsingist, kus tõesti väga väike, ruumiliselt väga väike ala on jäetud looduslikust, on pandud paar kiiki, on paar pinki ja see tegelikult see üldmulje on jälle nagu väga meeldiv. Et selliseid näiteid tasub tuua just pildilisel kujul. Ja teinekord Haabneeme kontekstis oli meil täpselt oluline ka see, et ta tõesti mõjutab ka arendajat. Et arendaja, kes nagu Merje eelnevalt rääkis, just nimelt mõtlebki kasumi kontekstis, näeb väga hästi, et võib-olla sellise arenduse puhul saab küsida ka kõrgemat hinda, et siin ei olegi see nii-öelda korreleerub jälle saadava rahaga, mis sest, et võib-olla natuke ruumi läheb nii-öelda kaduma. Ja jälle Haabneeme kontekstis oluline oli parkimisalade teema, et kuidas siis reguleerida just üldplaneeringu tasandil seda, et parkimisalad ei oleks sellised suured automered, et ei tekiks selliseid kohutavalt suuri avaparklaid, kus ei ole peale autode mitte midagi ja kus inimene peab siis läbi orienteeruma kuidagi, et jõuda poodi või jõuda koju. Ja jälle Soome näide on see, kus kasutatakse lihtsalt madal haljastust parkimistaskute liigendamiseks, on siis 8 või 10 kohta. Jah, tõsi, ruumi läheb natuke kaduma, aga jälle üldine ilme, inimsõbralikkus, loodav keskkond on hoopis teissugune. Ja õnneks on mõned näited juba ka Eestist leitavad, et siin on Tallinna Kadaka piirkonna uusarendused, kus on juba sellise jalakäija ruumiga täitsa toredasti arvestatud, parkimine on lahendatud ka nii mitte väga domineerivalt, nii et saab ka Eestist juba näiteid leida. Nii et meie soovitus on küll, et võimalikult palju fotosid, fotomontaaže, selliseid pildilisi selgitusi lisada üldplaneeringutesse, et see muudab need reeglid väga palju kergemini arusaadavamaks kui pikad kirjeldused, mis ikka võivad olla teinekord tõlgendatavad ühte või teistpidi.